Tere, mina olen Joosep. Ma lugesin sellist raamatut nagu Igor Kostin Tšernobõl reporteri pihtumused. Seal plahvatas hüdrotuumaelektrijaamal üks platvorm ja seda koristatakse seal ikka veel ja seal siis oli nii, et inimesed sõitsid suurte rekkatega ja need kõik autod tuli veega üle pritsida, et need radioaktiivsusega koos ei oleks. Ja siis see radioaktiivsus on üks hästi mürgine asi, mida pole näha, seda ei selle lõhna ei tunne, sellel pole maitset ja sa ei saagi aru, kui sa oled radioaktiivsusega koos. Ainus, kuidas sa seda aru saad, on see, et sa tunned, et sa hakkad surema. Ja siis veel see oli selline normaalne raamat ja siin igal pool käisid inimesed gaasimaskidega ringi ja minu arust kõige naljakam koht sellel raamatul oli see, et mingi inimene kirjutas kriidiga mingi maja peale. Siin elatakse vene keeles või midagi sarnast ja just nagu keegi ei oleks aru saanud, hakkas ta seda uuesti veel kirjutama. Mis seal veel juhtus seal Tšernobõlis siis? No, mis sa leidsid sealt raamatust? See sarnanes sõjale. Mis see kaasa tõi endaga see õnnetus? Seda, et paljud inimesed pidid oma elukohad kaotama niiviisi, et need majade jaoks kaevati augud, lükati buldooseriga kokku, lükati sinna auku ja pandi muld peale. Miks nii tehti? Et radioaktiivseid jäätmeid ei olnud ja siin oli veel mingi radioaktiivne mets ka. Okei, et need asjad peideti nagu ära siis või? Jah. Okei. Miks sa lugesid seda raamatut üldse? Sest Mattias luges seda ja siis ma tahtsin ise ka selle kohta rohkem teada saada. Et see huvitas sind, jah? Aga kas see on muidu lasteraamat? Ei, ma ei tea. Et see on ikka kõigile mõeldud, jah? Yeah. Suurtele ka. Näita sisse korra, mis seal oli? Oli mõni pilt ka selle? Kas pilte oli palju või? Suht. Sobis sulle see? Jaa. Näiteks siin need lendasid ühe helikopteriga. Kõik pildid suht mustvalged. Kas see juhtus ammu või? Väga ammu. Mis seal praegu on? Ikka radioaktiivne. Seal elada saab või? Ma ei tea, natuke. Ja mu isa tuli siis haiglast koju, kui see plahvatas. Sündis sel ajal, jah? Selge. Et sulle raamat meeldis? Jah. Ja need asjad, mida nad seljas kandsid, need kaalusid 35 kilo. See kaitseülikond nagu siis? Jah, ja 2 inimest oli vaja, et ühele inimesele see selga saada. Selge, aga aitäh sulle. Kõik. Aitäh.